Nii et siis eelmisel pühapäeval Eesti meeskond mängis 1-1 viiki Saksamaal Türgiga ning seal kaitses meie väravat Mart Poom. Ja siin on just need teise poole olukorrad, aga Türgi kuigi mängis pooleldi nii-öelda uute meestega ja mõned põhimehed said puhkust, siis kas või see, et siin teisel poolel toodi sisse Schalke mängija Hamit Altintop, kes praegu 2 korda nii-öelda Mart Poomi proovile pani korra karistustöögist ja teise korra nurgalöögist, siis see näitab, et Türgi võitis seda mängu suhteliselt tõsiselt. No ka Eestil väga palju võimalusi ei olnud ja tegelikult Eesti oli kohe pidevalt kaitseseisundis ja siit tuleb siis türklaste värav, nii et me jäime 0-1 kaotusseisu. Ja täpselt jällegi selle Schalke mehe Hamit Altintopi söödust Kruglovi ja Stepanovi vahelt suutis Kökhan läbi joosta, nii et siin natukene Eesti kaitse magas maha. Suluseis võis olla, võis ka mitte, aga kahtlemata Eesti kaitse natukene uinus siin selles olukorras. Jah, kuigi meie Margusega mõlemad seda mängu ei näinud võõrsil, aga siiski oleme kursis nende võimalustega. Näete, kui hästi kombineeritakse seal keskväljal ja Eesti meeskond pidi tõesti väga tugevat kaitsetööd tegema ja näeme, et Mart Poom oli heas vormis. Oli kindlasti ja siit tuli väga hea jalatõrje esmalt ja ta jäi nii-öelda olukorra peremeheks, et kas see tagasipõrkunud pall, Mart oli juba püsti ja valmis tõrjuma, õnneks läks see küll mööda, aga ta oli valmis jälle jalga ette panema. Tarmo Neemelu siis sekkus vahetusmeeste pingilt väljakule ja vahetas siis välja Martin Reimi, kes pidas oma 147. kohtumise Eesti koondise särgis, nii et kui Martin saab täna väljakule, siis oleks tal see 148. mäng ja siit tuleb see viigi värav. Ja see tuleb korralik tsenderdus, me teame, et Dmitri Kruglovi vasak jalg on hea nii tsenderduste kui karistuslöökide puhul, aga Türgi kaitse muidugi magab, kui me näeme praegu peale väravat jooksevad karistusalast värava eest ära 3 eestlast ja seal on vaid 2 Türgi kaitstat, nii et Türgi kaitse magas siin olukorra täiesti maha, mis ei vähenda loomulikult Tarmo Neemelo suurepärast pealööki. Meenutame, et Türgi siis eelmistel maailmameistrivõistlustel lõpetas finaalturniiri 3. kohaga, nii et saavutas pronksmedali ja ka sellise tippmeeskonna kaitseliin võib sellise prohmaka läbi lasta. Võib ja selles mõttes ei ole tähtis, et Eesti meeskonnal ei olnud tolles mängus rohkem lööke väravale. Tähtis on see, et me suudame neid võimalusi, mis meil tekib, ära kasutada ja nagu näha, ka 88. minutil tekib võimalusi veel. Nii et tuleb alati mängida lõpuni, hoolimata mänguseisust või olukorrast. Näete, et siis lõpuminutitel Türgi pärast seda Eesti koondise 1-1 viigiväravat maruliselt veel üritas võiduväravat lüüa, aga seekord meie kaitse pidas. Ja nagu ma aru sain nii treenerite kui ka mängijatega rääkides, Eesti kaitseliin oli Hamburgis heas hoos ja ilmselt on ka see